Kui me hakkame kasutama mingisuguseid uusi tehnikaid või meetodeid selleks, et oma kas mõtlemist või käitumist või harjumusi muuta, siis eriti kui me teame, muutus võtab aega, nagu me eelmises videos rääkisime, võib meil tekkida sageli põhjendatud küsimus, et kas ma teen neid tehnikaid õigesti ja kas nad tegelikult üldse töötavad. Kuidas sellest aru saada ja milliseid küsimusi endale selle tuvastamiseks esitada, räägimegi täna selles videos. Nii et ootan sind endaga koos kaasa mõtlema. Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja. Kuidas me siis teame seda, et kas see, mis ma teen, on õige, kas ma üldse teen seda tehnikat õigesti, kas see toimib, kas see viib selles suunas, kuhu ma tahan? Sageli inimesed on öelnud, et oleks see vaid nii lihtne, kui näiteks trennis mingi harjutuse tehnika vaatamine, et treener lihtsalt vaatab kõrvalt, ütleb, et näed, see on õigesti või et tee seda osa teistmoodi. Või näiteks mingi pilli mängimisel on ju, et kasuta pigem hoopis neid sõrmi või seda tehnikat. Tegelikult on psühholoogiliste meetoditega suhteliselt sarnane lugu, et meil on ikkagi võimalik aru saada, kas me kasutame neid tehnikaid nii-öelda õigesti või mitte, et kas nad viivad meid soovitud suunas. Et tegelikult ei ole psühholoogiliste tehnikatega nii keeruline, kui me arvame, ja võib-olla näiteks trennis isegi mingi kükitehnika vaatamine teinekord ei ole nii iseenesest mõistetav, kui meile tundub, et sageli me ei näe kõiki olulisi aspekte, me ei näe seda, mis inimese kehas toimub ka trenni või klaveri mängimise ajal. Ja need osad, mida me näeme, nende korrigeerimine ei vii alati selle tulemuseni, mida me tahtsime. Et seetõttu meil on alati igas olukorras mõistlik mõelda teatud aspektide või küsimuste peale. Ja ma annangi teile siin sellist 4 suurt küsimust, mille peale mõelda või mida endalt küsida selleks, et aru saada, et kas see, kuidas ma mingit tehnikat teen või kasutan, on õige või toimib. No, esimene kõige olulisem küsimus on see, et kas see viib mind minu eesmärkidele lähemale. Kas see, kuidas ma praegu seda tehnikat harjutan, praktiseerin, mis selle tagajärjed on, et kas nad liiguvad selles suunas, kuhu ma tahan jõuda. Nüüd see on selles mõttes trikiga küsimus, et see eeldab, eks ole, seda, et enne kui ma hakkasin seda tehnikat harjutama või praktiseerima, mul oli enda jaoks selgeks mõeldud, mis see mu eesmärk on. Et vahest meil on raske aru saada sellest, kas miski toimib hästi või mitte, ka seetõttu, et me ei ole enda jaoks võib-olla päris hästi selgeks mõelnud, mida ma üldse tahan sellelt saada. Et ei ole probleemi, kui see küsimus on vastuseta või see osa on jäänud tegemata, siis saab seda alati tagantjärgi teha. Ja kes sellega hädas on, et siis võite näiteks kas või vaadata siit samast kanalit meie neid eesmärgi püstitamisega seotud videosid. Teine võib-olla kõige olulisem küsimus, mis läheb vahest või sageli meelest ära, kui me mõtleme selle peale, et kuidas midagi õigesti teha, on see, et selleks, et aru saada, kas miski toimib minu jaoks, ma võiksin küsida endalt, kuidas ma ennast tunnen, kui ma seda tehnikat praktiseerin. Kuidas ma tunnen ennast selle harjutamise ajal, kuidas ma tunnen ennast selle järgselt. Eks, et kui ma teen mingisugust psühholoogilist harjutust või tehnikat, mis peaks minu enesetunnet kas emotsionaalselt või minu mõtlemisstiili või minu käitumist nii-öelda mudima või suunama või korrigeerima mingil moel, et siis jah, need harjutused alati ei ole tegemise ajal võib-olla mugavad või meeldivad, aga nende tegemise järgselt ma võiksin siiski kogeda mingisugust nii-öelda positiivset või jälle oma eesmärgi suunas esiteks muutust oma seisundis, aga teisest küljest ka, et ma ei peaks ennast tundma tohutult nii-öelda pinges, ärevil, hirmununa, minu emotsioonid ei peaks minema nende harjutuste tegemiste ajal nii tugevaks, et ma tunnen ennast halvasti või et ma tunnen, et see kuidagi koormab mu üle. Et jälle siin on hea meeles pidada seda,
millest meil on olnud ka ühes varasemas videos juttu, et ma jääksin oma sellesse nii-öelda taluvuse akna piiridesse. Ja kui mingi harjutus või tehnika viib mind järjepidevalt sellest nii-öelda oma taluvuse aknast välja, et ma tunnen, et selle tegemise ajal ja järgselt ma tegelikult olen rohkem pinges, rohkem ärev, mul on raskem oma mõtteid kontrollida, et siis ma võiksin võib-olla mõelda, et võib-olla see tehnika ei ole kas praegu minu jaoks või ma olen liiga vara hammustanud enda jaoks liiga suure tüki ja mõelda uuesti selle peale, et katsetada midagi muud, mis minu praeguse seisundi või minu praeguste eesmärkidega paremini sobib. Et psühholoogilised tehnikad üldiselt ei peaks tekitama negatiivseid seisundeid juurde, vähemalt mitte pikaajaliselt. Siis kolmas asi, mille peale mõelda või mida endalt küsida, on see, et kas ma kasutan seda tehnikat nii-öelda vältimiseks või kas ma kasutan ainult seda tehnikat ja olen kõrvale jätnud kõik muud strateegid ja aspektid oma kogemusest või ma ikkagi kasutan seda tehnikat või harjutust nii-öelda oma muu kogemuse toetamiseks ja mingis suunas siis nii-öelda nügimiseks või arendamiseks. Et nagu paljusid positiivseid asju ka psühholoogilisi tehnikaid saab lihtsasti kasutada mitte sihtotstarbelisel moel, ehk siis pigem oma kogemuse vältimiseks või siis ainult nende asjade tegemiseks, mis on mulle kuidagi mugavad või turvalised. Näiteks kui ma õpin, eks ole, erinevaid tehnikaid, kuidas iseennast rahustada või oma närvisüsteemi erutust tuua kõrgest tagasi normi piiresse, et siis neid samu rahustamise tehnikaid on sageli lihtne kasutada ka selleks, et üldse mitte kogeda võib-olla emotsioone või emotsioone vältida. Või samamoodi näiteks, kui ma harjutan seda, et ma ei pea kõiki oma mõtteid võtma tõe pähe, et mõtteid saab muuta ja õppida mõtlema asjadest teistmoodi, et siis selle mõtlemisele fookustamine on üks viis, kuidas saab ka väga lihtsasti vältida seda, et ma tegelen ainult mõtlemisega ja ma ei koge neid emotsioone tegelikult läbi või et ma ei luba endal tunda neid tundeid, mis mul elus tekivad. Et seetõttu üks hea asi, mida enda juures seirata, ongi see, et ma ei kasutaks läbivalt kogu aeg seda ühte tehnikat igasuguste olukordade nii-öelda siis lahendamiseks või nendes olukordades toimetamiseks, vaid et tehnikal ikkagi peaks olema oma kindel koht ja eesmärk ja muul ajal, selle kasutamise välisel ajal meil on vaja siis nii-öelda lubada, taluda, jälgida oma kogemusi sellisena, nagu nad on. Ja viimane 4. punkt, mis on sellega seotud, võiks olla see, et ma jälgin seda, et kas ajas selle tehnika või harjutuse kasutamine muutub esiteks harvemaks, see tähendab, et mul ei ole seda enam nii palju vaja, vaid need nii-öelda muutused, mida ma tahtsin selle harjutuse või tehnikaga esile kutsuda, on hakanud toimuma. Ja või mul on võib-olla lihtsam või automaatsem seda harjutust teha või kasutada nii, et ma ei pea sellele nii palju keskenduma või mõtlema, et see muutubki võib-olla osaks minu tavakäitumisrepertuaarist, sest jälle ühegi psühholoogilise tehnikaga harjutuse eesmärk ei ole jääda igavesti seda tegema või praktiseerima, et jälle nad täidavad oma eesmärki, et kas nad korrigeerivad mingit protsessi, mis ei toimi nii, nagu ta võiks toimida, või siis mõned neist tõesti võib-olla ideaalis muutuvadki selliseks nii-öelda osaks meie igapäeva praktikast ja harjutusvarast, aga et me ei peaks jääma võib-olla üleliia teadlikult ja pingutusega tegema neid harjutusi või tehnikaid pika aja jooksul. Et jälle, kui ma märkan, eks, et seda ei juhtu, et ma ikkagi pean kogu aeg pingutama, mõtlema, mul see probleem või see enesetunne, mida ma üritasin selle tehnikaga korrigeerida, ei muutu üheski suunas, eriti mitte selles suunas, kuhu ma tahan, et siis on jälle võib-olla hea korraks võtta samm tagasi ja mõelda, et võib-olla see tehnika või need harjutused minu jaoks praegu ei toimi, et ma võiksin või peaksin proovima midagi muud, mis mind praegusel hetkel rohkem toetaks. Vot, et sellised märksõnad, mille peale ise mõelda või mida jälgida, kui erinevaid selliseid psühholoogilisi tehnikaid või harjutusi kasutada ja mida igaüks saab ise
enda puhul, eks ole, seirata või jälgida. Ja loomulikult, kui sellega hätta jääda, siis see on hea ja põhjendatud küsimus, mida oma psühholoogile, oma terapeudile esitada või kui parasjagu ei ole sellist koostööprotsessi käsil, et üritad ise eneseabimeetodite abil ennast aidata, et siis nendega hätta jäädes see võib ka olla hea koht nii-öelda ühekordseks konsultatsiooniks, et ma arutan spetsialistiga läbi, mida ma ise olen mõelnud, ise olen kasutanud ja kus ma olen märganud, et asjad ei liigu selles suunas, kuhu ma tahan ja spetsialist saab selles osas lihtsalt aidata või nõu anda. Nii et loodan, et saitasid enda jaoks mõned mõtted ja saate nende abil tõhusamalt ja sihtotstarbeliselt edasi harjutada. Järgmiste koos mõtlemisteni.